Kui on eeskujud olemas, siis tuleb vaadata, ma arvan, et kuidas teevad need, kes on hetkel turul kõige paremad ja proovida nendest paremini teha. Et siis sa oledki õieti positsioneerinud. Et proovida teha paremini nendest, kui sa ei suuda mitte midagi juurde anda, siis isegi kui sa teed sama hästi, kopeerid kedagi, siis supiraha saad igal juhul lauale. Et inimesed vajavad valikut. Aga kui sa suudad teha paremini, siis sa üllatad nii ennast kui ka turgu. Ma ütleks, et see customer insight või ikkagi jällegi vaadata sügavale sisse oma selle potentsiaalse kliendi pähe ja südamesse. Et mis on see, kus on tema vajadus. Ja teine asi, mis on selle vajaduse katvate tegevuste või ettevõtete puhul, kes kuhu täna on positsioneerinud. Et kui me enne rääkisime sellest, et kõige odavama hinnaga saab alati olla ainult üks, siis on ju igasuguseid teisi osasid turust, kes on kõige kiirem, kes on kõige, ma ei tea, intellektuaalsem, see väga palju sõltub, eks ole ju valdkonnast jällegi, kes on kõige loomingulisel, kellel on kõige põnevam story, kes on kõige emotsionaalsemalt haaravam, et need on väga nagu erinevad eri valdkondades taaskord, et kus on see koht, kuhu sa mahud, kellest sa usud, et sa oled parem, kelle sa välja suudad trügida, kelle vahel sa näed nagu potentsiaali, kus sa näed, et see või teine osa on katmata. Ma usun, et see on inimesed kinni, et kui oled noor ettevõtja ja oled olnud kuskil firmas, teise firmas töös 5 aastat ja sinule meeldib väga palju see valdkond, mis tema firma töötab ja sinu on tulnud, sa oled saanud hea idee, et kuidas midagi samasugust võiks teha eri moodi. Nii sa oled sellises valdkonnas, mis oled kindel, kui sa tead, sa tunned seda, oled olnud valdkonnas töös. Ma olen väga skeptiline, et keegi noor inimene võib otsustada, et okei, et nüüd ma lähen internet-ettevõtjaks, et ma olen lugenud, et see on väga perspektiivikas valdkond. Kui tema ei siit midagi tea ja temal ei ole kogemust sellest valdkonnast. Et see on see oma kogemus, mida annab ettevõtjale seda kindlust midagi teha. Kõhud on. Ei, no loomulikult tuleb ikkagi analüüsida seda, mis turul on, konkurente teha konkurendi väärtuste kaardistamine või ütleme siis kõikide turu klientide väärtushinnangute, see, mida keegi pakub, kus ma asun ise oma toodetega. Aga see võib ka tekkida hiljem või see võib olla kohe algusest peale selge, et näiteks, et ma müün ainult kvaliteettooteid, et ma müün vähem, aga müün ainult kvaliteetset, et siis on oluline, et kuidas ma viin kliendini selleni, et ta tõesti aru saab, et ma müün ainult kvaliteettoodet. Ma mäletan 90ndate keskel, et me olime suhteliselt noored, ambitsioonikad, tahtsime nagu targad olla, käisime palju koolitustel, lugesime nagu raamatuid, mõtlesime, et paneme kirja oma ettevõtte strateegia. Et lõime endale teatud nagu teoreetilise baasi, aga lõpuks jäime ikkagi selle juurde pärast sellist paariaastast diskussiooni, et me eeskätt nagu pühendume kõige olulisemale ja kõige olulisemale on, et sa suudaksid defineerida ettevõtte jaoks väärtused. Ma võin Äripäeva puhul need näited nagu ära tuua, et me defineerisime enda jaoks nagu 4 asja, mis on meile väga olulised. Üks asi on, et kogu meie tegevus on ettevõtliku inimese huvides, teine on aus ja kortmatu vaba ajakirjandus, 3. me oleme lihtsalt siirad ja hoolivad, 4, mis on tegelikult väga oluline, et me oleme ise ettevõtlikud. Et kui inimesed
tööle tulevad, nüüd see käib juba 15 aastat, siis me alati räägime need väärtused lahti ja oleme öelnud, et te olete siia alati teretulnud, kui te neid väärtusi jagate ja endast nagu arendate, kui te tunnete, et siin on midagi, mis ei ole nagu teie jaoks, on parem, kui meie teed lähevad kohe lahku. Et ma selle ettevõtlikkuse näite puhul, kuidas nagu strateegiast saab nagu reaalne tulemus, on üks nagu hea näide, et kui ma 90ndate keskel valmistasin igal aastal oma Rootsis olevatele omanikele eelarvet või järgmise aasta nagu äriplaani, siis äriplaan alati sisaldas mingi 5-6 nagu uuendust. Tuli mingi uus toode, mingi organisatsiooniline ümberkorraldus, tarkvara arendus või midagi nagu sellist. Ja kõik läks nagu ilusasti, et ma tegin need jälle ära ja jälle kasvasime, kasum kasvas ja aga siis ambitsioon suurenes, et miks ainult 5-6 asja. Et üks inimene ei jaksa rohkem. Toona oli meil 20 üksuse juhti ja tegime siis sellise triki, et palusin aasta lõpus igal üksuse juhil välja mõelda ka oma 5-6 asja, mida ta oma üksuse raames võtab ette tõeliselt uuenduslikku ja ümberkorraldatuslikku järgmisel aastal. Ja siis ma läksin uhkelt nõukogu koosolekule. Mul oli kaasas siis 20 × 5 on 100, minu enda 5 asja, ka 105 asja, selline suur klade. Aga nagu selle asja tõsine pool on, et enamikku nendest 105 asjast me tõesti ka nagu tegime ära ja ettevõtte sai selle hetkel nagu kiirenduse. Aga strateegia puhul on ka nagu teine oht, et see ei tohi selle kirjapanekuga liiga hoogu sattuda. Et ma olen ikkagi näinud paljusid ettevõtteid, et kus on ettevõtte strateegia, siis on tavaliselt kuskil ülemisel riiulil tolmune kaust juhi pea kohal, mida ei juht ise ega ükski töötaja ei ole juba kuid nädalad, võib-olla aastaid nagu vaadanudki, rääkimata sellest nagu sisu arusaamisest. Et väärtused nad kindlasti peavad olema nagu läbimõeldud ja omaks võetud. Ja ma tõesti ka soovitan nagu kirja panna, aga see ei ole nagu absoluutne. Et kui teil on mingisugune teistsugune mudel neid nagu edasi anda, siis nagu tehke seda. Aga ma arvan, et üsna hull on, et kui ta ei olegi selle peale kunagi mõelnud ja te ei ole nagu oma ettevõttes sellele nagu pühendanud, siis te kindlasti oma konkurentsivõimes kaotate. No strateegia kujundamise käigus, võib-olla algfaasis võib-olla ei olegi, kui sa ettevõtte alles kujundab oma nägu, kujundab oma tooteportfelli, millised võimalused üldse on, et ma isegi oska öelda, kui oluline see strateegia kujundamine on, see jällegi sõltub, mis äri tegema hakatakse ja kas sisenetakse suurelt millessegi või jällegi hakatakse nagu vaikselt midagi nagu toimetama ja nokitsema ja üritatakse siis vaadata, et kuhu see välja viib, et ma arvan, et kui on see nagu väikese äri hakkab kasvama, siis ei ole väga palju mõtet kulutada aega visioonide ja missioonide ja strateegiate peale, vaid tuleb lihtsalt kasutada see talupoja mõistust ja hakata tegema ja tihtipeale sellise heietamise ja arutamise peale võivadki normaalsed head äriideed minna lörri, sest et liiga palju oli selle juures nagu heietamist, et strateegia kujundamist. Et jah, mingil hetkel loomulikult, kui sa oled juba nagu välja kujunud, mingisugune küpsus või arusaam tekib, siis tekib küsimus, kuhu edasi, siis on vaja kaardistada, millised turud, millised võimalused, millised tooted, millised ressursid on vajalikud, aga kuskile maale ma arvan, et see on üle tähtsustatud. Kui me nüüd räägime sellisest hobikasvatusvaldkonnast, siis neid ikka on, et ütleme, et mingisuguseid tõsiselt võetavaid seal 3-4. Meil just siin natuke aega tagasi hakkasid tekkima meie enda tooted Hiinast. Et ka neid võib nagu konkurentideks pidada. Jah.
aga sellises tuleviku suunas, ütleme siis toidutootmise valdkonnas võib-olla 10-15. Siin ongi jällegi hästi oluline, et sa leiaksid selle oma mingisuguse spetsiifilise tugevuse ja spetsiifilise niši. Et kui me vaatame näiteks meie niisugust USA kõige suuremat konkurenti, see on Aerogarden. Selgelt neil nende tehnoloogias on mingisugused miinused ja nendele miinustele me täna ka väga tugevalt rõhume. Toode müriseb, toode on vaikne, toode on väga kole. Me panustame hästi palju disaini ja nii edasi. Et selline oma selle tugevuse leidmine on hästi oluline ja selle tugevuse välja toomine. Konkurentsieelis on mingit liiki unikaalsus. Kui ma ennist rääkisin hinnast, et ei ole mõtet seda rõhutada, siis teatud tingimustel küll kindlasti eksisteerib ka tooteid, mille konkurentsieelis, valdavalt on need muidugi tehtud kusagil Malaisias või Indoneesias, mille konkurentsieelis ja ainuke eelis ongi totaalselt madal hind. Kõik muu on teisejärguline või kolmandajärguline suisa, aga hind on see, mis siis paneb inimesi tarbima seda asja. Kui me räägime Eestis, siis hind tõenäoliselt see olla ei saa. See peab olema midagi muud. Ja tegelikult see eristuvus peabki tekkima sellest nii-öelda unikaalsusest või unikaalsest unique selling proposition või unikaalne müügiargument, mis tekitab eristuvuse. Eristuvus on tegelikult äriidee alus, kui me räägime väike- või mikroettevõttest, siis see peaks olema selle toote või selle teenuse pakkumise kõige tähtsam komponent. Eestis õnneks neid väikseid ettevõtteid, kes tulevad turule õigesti, on juba tekkinud päris palju. Arvestades näiteks selliseid nähtusid nagu Kitarrikool, mis elab loomeinkubaatoris või siis Fitsme robotid, kellega saab üle online keskkonna kuidagi moodi riideid proovida. Need on väga huvitavad äriideed, mis on täiesti teistmoodi sellest, mis on tavapärane, aga nad pakuvad inimesele huvitaval kombel uues kanalis, aga tavapärased ja hea kvaliteediga tulemuse. Näiteks Kitarrikool pakub kitarritunde eraõpetajaga üle interneti, mis kõlab uskumatult, aga nad suudavad, ma ei tea, 10 ära teenindada 10 000 klienti läbi mingisuguse uskumatu valemi, kuhu nad on lisanud juurde ka erinevaid mingisuguseid õpikuid, DVD-sid ja kõike võimalikku muud mudru, mis on õppijale väga mugav kasutada ja õppija saab ka tagasisidet õpetaja käest vastavalt sellele, kuidas ta arenenud on online keskkonnas. Ja see on osutunud ülipopulaarseks, võrreldes nüüd klassikalise muusikakooliga, kuhu sa pead kohale minema, taluma seda õpetajat seal tunnis ja kodus pärast õudselt harjutama ja tegelikult ega sa nagu paremat tulemust sealt anyway ei saa, on see online lahendus nendele inimestele, kes on motiveeritud õppima kitarri, oluliselt palju mugavam, parem, kiirem ja lõppkokkuvõttes ka aega ja raha säästvam lahendus. Ometigi ei räägi Kitarrikool mitte midagi hinnast, vaid räägib lihtsalt kasutaja mugavusest ja on selle välja toonud ja neil on tuline õigus ja see toimib see mudel. Et selliseid näiteid on tegelikult Eestis päris mitmeid ja võib-olla isegi 100. Ja see on lihtsalt hea näide, kuidas see idee, algne idee on integreeritud selle tootega ja seda mängitakse välja õigesti ja tänaseks seesama Kitarrikool tegutseb vist juba 5 välisturul, mis on kõik väga suured turud. UK-st kuni vist Saksamaa või kuhu Prantsusmaani välja. Nii et on võimalik teha Eestist täiesti unikaalseid konkurentsid, tohutu konkurentsieelisega ja mis veel parem, täiesti unikaalseid asju.